Ma ei tea, kuidas teiega, aga mina, nagu ma eeldan, et paljud ka teist, kasvasin üles musta reede haulide kuldajastul. Ehk ajal, kus iga november terve hunnik sinu lemmikuid youtubereid läks kaubanduskeskusesse ja kulutas seal reaalselt 1000 eurosid ja siis näitas seda sulle ja meil kõigil oli mingi kollektiivne ajupesu, et me peame ka seda tegema. Mustreede on kohe käes või õigemini soodukad on juba alanud, peale seda tulevad jõulud. Me oleme nagu consumerismi finaalis praegu. See video saabki olla sinu märk, et sul ei ole vaja rohkem asju. Sul ei ole vaja kogustes sitta, mida sulle päevad läbi reklaamitakse. Ühtlasi sorteerime me koos siin videos minu riidekappi ja arutame, kuidas siis ikkagi teada, mida endale koju või kappi alles jätta ja kuidas emotsiooniostude kivi otsa mitte komistada. Mul on tunne, et kui me räägime asjade mõistlikumast soetamisest, siis sellega on väga tihedalt seotud asjade inventuur. Mis sul juba kodus olemas on. Mis meil juhtub inimestena on see, et me ei vaata riideid, mis kunagi tõid meile nii palju rõõmu sama pilguga. Ja see on naljakas, sest sama asi juhtub minu meelest ka inimsuhetes, nagu sellest räägitakse pikaajaliste suhete puhul, et sa pead alati säilitama uudishimu oma partneri vastu ja sa pead alati nagu leidma selle rõõmu ja armastuse uuesti ja uuesti ja uuesti. Ma olen aru saanud, et me peame sellest riiete puhul ka rääkima. Sellest, kuidas sa harjud ära asjaga, mille jaoks sa kunagi oleks kogu oma taskuraha kõrvale pannud ja mul ongi tunne, et enne kui me tormame ostma uusi asju, on väga hea, kui sa suudad selle armastussuhte asjadega, mis sul juba olemas on, uuesti üles leida. Teismelisena ma tegin megalt emotsioonioste, asjad või asjade omamine oli niivõrd suur staatuse sümbol. Need on sellised Nike'id ja need meenutavad Balenciagasi mulle, sellepärast ma need ostsin. Need olid küll 100 eurot, mis nagu ma tean, et see ei ole nii-öelda süke asi, et lähen ostan, ilusad on ja. Aga nagu mul on tunne, et see just seda tüüpi jalanõu oli mõelust puudu. Ma väiksena vaatasin alati inimeste videoid, kellel oli palju kotte ja siis ma olin alati mingi, et kuidas neil on nii palju kotte, kust nad saavad nii palju kotte, nagu kuidas sul possibly nii palju kotte. Ja siis ma mõistsin, et ma olengi selleks kotileidiks hakanud. Okei, nagu see ei ole nii hull. Probleem on sellest, et need on kõik mu väikesed kotid ja mul on terve hunnik suuri kotte. Ma arvan, et siin mängib rolli ka see, et ma olin suhteliselt noor, kui ma hakkasin omaenda raha teenima ja see kindlalt andis minu shoppingu hullusele hoogu ainult juurde, sest kuhugi oli vaja ju see raha ära kulutada. Ja mida aeg edasi, seda rohkem teadlik ja mindfulim. Kas on mingi ilus eestikeelne sõna sellele sõnale? Ma armastan seda sõna nagu mindful, et sa oledki nagu teadlik sellest, mida sa teed, sa veedad aega, et mõelda, miks sa mingeid asju teed ja kas see on ka mõistlik. Teisisõnu, ma olen suureks kasvanud. Ma olen terve oma elu olnud suur puhastuse fänn, kui nii võib öelda. Ja ma olen ka vist üks KonMari korrastusmeetodi kõige suurem fänn. Ma olen sellest oma kanalil korduvalt rääkinud ka. Ma olen seda KonMari meetodit teinud mitu korda. Ja minu üks suurimaks väljakutseks on see, et see meetod räägib asjade valimisest selle järgi, millised neist toovad sulle rõõmu. Sa võtad on ju ühe oma lemmiku esemena, ma tean, et minul on näiteks see sweatshirt. Ta toob mulle kõige rohkem rõõmu, ma arvan, kõikidest nendest riietest. Sa otsid üles selle eseme, tunnetad, mis tunnet see sinust tekitab. Hetkel see tekitab seda tunnet, et see on must ja see tuleks ausalt pessu panna. Ja siis sa võtad iga järgnev asja individuaalselt ja tunnetad, kas see toob su ellu rõõmu või mitte. Nüüd, ma olen niimoodi likvideerinud ära väga palju riideid, müünud maha, annetanud, andnud sõpradele ja jõudnud hiljem järeldusele, et mul tegelikult oleks neid vaja. Kuigi ma ei tea, kui relatable see on, sest ma arvan, enamus inimesi valivadki selle järgi nagu asjakappe, et äkki ma igaks juhuks kunagi kannan. Ja KonMari point on see, et nagu neid asju enamalt ei ole mõtet jätta, sellepärast et sa lihtsalt klatterid oma kappi asjadega, mida sa võib-olla 5 aasta pärast korra paned selga. Küll aga ma arvan, et seda praktilist poolt on minu jaoks ka oluline kaaluda. Et ma olen inimene, kes kaldub teinekord ekstreemse minimalismini, et ma tahangi jätta ainult 3 asja kappi. Ja kuigi ma saan aru, et see on nii first world problem, see on nii privilegeeritud positsioon, kus olla, aga ma tõesti usun ja ka järjest rohkem räägitakse sellest, kuidas liiga palju asju on stressirohke, liiga palju valikuid on stressirohke. Ja ma arvan, et me võime kollektiivselt teadvustada, et see on siuke meie generatsiooni, meie modernse inimese ajastu probleem.
aga see on siiski probleem ja sellest võib ikkagi rääkida. Ja kuigi minu töö, see, mis minule toob leiva lauale, on teile samamoodi asjade promomine, siis need asjad, mida vähemalt mina isiklikult teile reklaamin, on asjad, mis minu jaoks isiklikult on rõõmu toovad. Minu jaoks need on väärt soetamist. Aga ma ka usun, et meil kõigil on tarbijatena see vastutus hinnata, kas see ka meie elus nii on, kas see ka minule on vajalik, kas see ka minule toob rõõmu, kas mul on vaja sellele rongile hüpata. Kui ma praegu siin oma asju sorteerin, siis ma saan aru ühest kurvast tõsiasjast, mis on see, et igapäevaelus, kui sa oled keset oma rutiini, hommikul kiirelt paned riidesse, krabad mingeid asju. Minu jaoks ei ole realistlik, et ma iga kord panen asjad perfektselt kappi tagasi. Ja ma vaatan praegu oma mingeid, ma ei tea, pükse näiteks. Ma vaatasin neid pükse, mis on ühed minu lemmikud püksid. Ma maksin isegi mingi lisa 40 €, et lasta need endale parajamaks õmmelda. Ja need arvased kortsus puu peal. Läbi selle, et me austame oma asju, me austame ka ise ennast. Ja kuidas ma saan öelda, et ma austan asju, kui need on kortsus mu kapis. Ja nagu loomulikult mu käsi isegi ei püüdle nende asjade suunas, sellepärast, et need on nii koledasti puu peal. Kusjuures alati, kui mina korrastan oma kodu, kas siis tervenisti või mingit valdkonda, siis mul meeldib alati lõpus nagu vaadata, et kas ma saan midagi muuta, mis inspireeriks mind rohkem või lisada kas sisustusse või organiseerimisse midagi, mis päriselt teeb mind õnnelikuks või toob mulle rõõmu. Ja ma täiega tunnen, et see minu väike ajakirja ajalehe stand, mida te tõenäoliselt olete ka minu videotes juba korduvalt näinud. See on mu üks viimase aja lemmikuid lisasid minu koju. See on seotud konkreetse hobiga. See on asi, mis mind päriselt teeb õnnelikuks. See ei ole järjekordne trend, mis ma kuskilt Pinterestist nägin. Mul on tunne, et see on niivõrd personaalne ja siinkohal ka suured tänud Sirvile, sirvi.eu lehekülg, kust siis mina kõiki oma ajalehti ja ajakirju tellin. Mõnikord ostan poest ka, aga näiteks just ajakirjade puhul sa saad neid püsitellimusega endale koju tellida. Ja see on üks minu lemmikuid nädalavahetuse rutiine, istuda ja nautida. Ja kui sa soovid Maria väikese vanainimese klubiga liituda ja endale ka koju ajalehti või ajakirju tellida, kas ühekordselt või püsitellimusena, siis sirvi.eu on see lehekülg, kus sa saad seda teha ja mul on nendega ka sooduskood, millega saad soodukat. Mul on üks konkreetne dilemma, mis puudutab koduriideid. Kommenteerige alla, kummas leeris te olete. Kas te olete seda tüüpi inimene, et sul peavad olema ühed koledad koduriided? Kui me oleme kodus, me kokkame, me koristame, ma ajan kogu aeg endale midagi peale. Ja kuna ma olen kodus enamuse oma ajast, siis mul on päris mitu paari, ütleme, koledaid koduriideid. Üks komplekt siis neid, teate küll minu infamous MyProteini dressid, millel on reaalsed plekid, mis enam ei tule maha, see tuleb pesust välja. Ma ei tea, kas te näete, aga siin on plekk peal. Ja siis mul on ühed siuksed fliisised koduriided, mis ma meelega ostsingi kodus kandmiseks, mis lihtsalt ei fiti ilusti üldse. Need on nagu pampersi püksid, teate, mida ma mõtlen. Ja üks asi, mis ma oma sünnipäevaks küsin oma kallilt õelt, on uus ilus komplekt alo dresse. Ma olen see inimene, kes väga sageli käib ka dressidega kodust väljas. Ja kodust väljas käimiseks ei kõlba need kumbki enam, see on nagu kole. Seega, ma saan ühe komplekti ilusaid dresse, mida mul tõesti ei ole. Küsimus on selles, kas ja kui mitu kodukomplekti ma siis endale jätan. Või teine loogika räägib sellest, kuidas me ei peaks kunagi kandma koledaid riideid. Nagu isegi kui me oleme kodus, siis alateadlikult, kui sa kannad riided, mis on koledad, sa ei tunne ennast enesekindlalt. Ja nagu ma lähen back and forth selle teemaga, sellepärast, et ühelt poolt ma nagu nõustun, ma olengi pannud tähele, kuidas ma olen kahes nendes komplektis päevad läbi. Mul on kapki ilusamaid riided ja ma kannan siukest sitta, olgem ausad. Ja kui see oli kunagi väga ilus, ma olen seda nüüd kandnud nii palju, et siin on õmblused lahti. Ma olen nagu 2 aastat järjest peaaegu iga päev seda kandnud. Seega ma üritan otsustada, kas aega on lahti lasta. Küsimus on siis, kuidas ma siis elan. Mul teoorias on nagu pidžaama komplekt ja mul on see sinine leini, see, mis ma teile alguses näitasin. Ja ma mõtlen nagu, et kas need 2 on siis mu koduriided, kas siis see aeg, kui ma kokkan ja söön, ma kannan koduriideid, aga no mu tööpäev on nii, ma ärkan, ma kokkan hommikul, siis ma töötan paar tundi, siis tuleb lõuna, siis ma kokkan uuesti ja koristan ja olen köögis, kus kogu aeg midagi läheb peale. Ja siis ma uuesti töötan ja siis tuleb õhtu. Ma ju ei hakka tegema nii, et ma olen päeval tööl ilusate dressidega, siis panen koledat selga või. See lihtsalt see ei tundu realistlik. Ja nüüd ma olen nagu, kas ikkagi kodus töötamiseks peaksid olema siis need?
Nendest ma olen suht kindlalt valmis loobuma, sellepärast, et nagu mul on endal piinlik. Kui ma tegelikult võib-olla saaks pleki eemaldiga selle suurema pleki välja, no need on värvist ära, nendega ei kõlba minna nagu välja. Aga mul on tunne, et kas või koristamiseks need on vajalikud, sest ma ei taha pidžaamad. Okei, otsustatud. Sealt üliodavalt ostsin kunagi. Miks ma need prillid ostsin? Siis siin on üks crazy paar prille. Aga need ma tahan, ma arvan, jätta, need on nagu cool. Ja siis mul on veel üks crazy paar prille. Ma ei tea, millal ma neid kannan, aga ma vist pean need alas jätma. Minu üheks suurimaks komistuskiviks ongi olnud emotsiooniostud. Ma kõnnin poes ja järsku mul tekib tunne, et ma ei saa ilma selle asjata elada. Ma ütlen stopp. Kohe, kui sa tunned, et sa ei saa ilma millegita elus elada, see on esimene märk, et olla nagu okei, las ma natukene tekitan distantsi. Võib-olla see ei ole nii. Ja mul on ka paar reeglit, millega ma väldin selle kivi otsa komistamisest, millest esimene on, et ma ei käi enam shoppamas. Aja veetmisviisina ma ei käi enam shoppamas. See on see reegel, et out of sight, out of mind. Igasuguse pahega elus, olgu selleks liigne riiete ostmine, olgu selleks veipimine. Kui sa ei pane ennast keskkonda, kus ahvatlus saab tekkida, siis seda ahvatlust tekib palju vähem. Aga samas mul ikkagi meeldib iga mõne aja tagant, nagu mingi poole aasta tagant või nii, kui ma tunnen, et ma tahan mingit värskendust. Mul meeldib käia shoppamas ja selleks, et siis see oleks võimalikult läbimõtestatud ja ma ei lõpetaks asjadega, mis kuu aja pärast lähevad taaskasutuse kilekotti. Ma hoian nimekirja asjadest, mida mul päriselt vaja läheb. Ja kui sul on nimekiri asjadest, mida sul päriselt oleks vaja, siis sa saad seda shoppamise tegevust endiselt nautida, aga sul on mingi guideline, et kui see asi pole seal nimekirjas, kui sa juba enne ei mõelnud, et mul tegelikult oleks seda vaja, siis tõenäoliselt see on emotsiooniost. Kas teil tegi ka ema või isa? No mul oli isa, kes tegi seda nalja, et tal oli mingi jope ja ta oli mingi, see jope on vanem kui sina, Maria. Mul oli see jope enne, kui sa sündisid ja ma ikka veel kannan seda ja ma olen nagu holy shit, see on ju päris hull. Ja öelge, kuidas nüüd olen mina see inimene, kes on poes ja on mingi, kas ma 10 aasta pärast kannaksin ka seda asja. Väga paljud asjad ei pea nii kaua vastu ja see kõlab nagu nii absurdse küsimusena, aga kahjuks või õnneks see on väga hea põhimõte, et kas see on ajatu selles kontekstis, et 10 aasta pärast, no ja loomulikult me ei tea, kas meie stiil muutub ja nii edasi, aga kui me räägime ka mingitest praktilistest esemetest, kas see on piisavalt kvaliteetne, et see võiks 10 aastat vastu pidada, kas ma 10 aasta pärast üldse kasutaksin või kannaksin sellist asja. Ja ma toon siin väga palju riida analoogia, sest minu mõtteviis ise on riietel olnud viimasel ajal, aga see tegelikult kehtib iga asja kohta. Ja lisaks ka multifunktsionaalsus, et see on see vana hea, kui mitme asjaga sa saad seda riiet kanda. Kas sa ostad seda, et ainult ühe paari pükstega saad seda kanda või see on tegelikult multifunktsionaalne ja sa saad seda, no mul ei ole mingit sükest kindlat reeglit, aga ma üritan mõelda nagu mingi 3-4 erinevat varianti, millega ma ikkagi saan seda asja kanda, sellepärast, et ma olen nii palju kulutanud mingeid räiged rahasummasid riietele, mis mulle meeldivad üksinda, aga siis see ei lähe ühega asjaga kokku, mis mu kapis on või mis mulle meeldib kellegi teise seljas ja ma ostan selle ja see nagu enam-vähem sobib, aga siis sa saad aja jooksul aru, et see ei ole see, mis mulle sobib ja see on ka alati süke hea linnuke, mida kirja saada enne, kui sa midagi ostad, et nagu kas see on lihtsalt praegune trend või ma ka tunnen, et see trend läheb kokku sellega, kes mina päriselt olen. No nii, sõbrad, ma olen põhimõtteliselt valmis. Puu peale tulevad mõned asjad juurde. Siin on minu kõige lemmikumad käekotid. Ja siis ma tõstsin põhimõtteliselt ülespool asjad, mida ma ikkagi rohkem kasutan. Tegin trenniriietele rohkem ruumi. Siia panin kampsunid. Hetkel siiski jätsin ka kodudressid ja siia tuleb minu uus dressikomplekt. Ja ma olen jahtimas hetkel endale uut väga konkreetset kampsunit, mis on minu ideaalsest kampsuni kollektsioonist puudu. Seega ma jätsin siia meelega ruumi juurde. Ja siis meil on aksessuaaride sahtel, kuhu jällegi siit on üks kott puudu ja nagu see ei ole ideaalne, see, et need kotid siin niimoodi sahtlis on, aga asjad ei pea olema perfektsed, need peavad just olema toimivad. Ja toimivad lahendused ei ole alati kõige esteetilisemad. Ühtlasi, kell on nüüd 11. Valge ja sajab lund. Ma tõmban nüüd otsad kokku, teen hunniku nendest asjadest, mida ma enam ei taha, panen pesud pesema. No nii, ma jätkasin vaikselt oma kodus ka korrastamist ja mul tuli lihtsalt nii hea näide pähe sellest, kuidas mul on tunne, et tänasel päeval, kui nii lihtne on odavaid asju
pidevalt nagu uut osta, siis me ei austa ega hoolitse oma asjade eest enam nagu samamoodi. Ja minu elus kõige parem analoog sellest on päikeseprillid. Ma ostan enamjaolt odavaid paare päikeseprille, sest ma kannan väga palju, ma kannan isegi talvel päikseprille kogu aeg, need on mul peas, need on mul näos, need on mul autos, igal pool. Ja ma sorteerisin just oma siukseid neid väikseid kosmeetikakotte ja mingeid rahakotte ja ma leidsin 2 paari päikseprilli kotte sealt. Ja ma olin nagu tore, ma ei ole kasutanud neid ma ei tea kui kaua ja siis mulle torkas pähe, et Maria, sa kannad odavaid päikseprille sellepärast, et sa ei hoia neid kuskil karbisega kotis, sa katsud näppudega neid klaase, sa viskad neid igale poole ja siis sa satud suvalisel reisil kuskile poodi ja annad kõigile teada, et sul on vaja uusi päikseprille. Sellepärast, et sinu omad praegu on lihtsalt mustad ja läinud katki, sellepärast, et sa ei hoia neid hästi. Ja nüüd ma olin nagu, teate mis, tänasest päevast alates ma hakkan oma päikseprille austama. Mul on reaalselt mingi 12-eurone paar päikseprille, mis ma ostsin viimasel reisil. Ma armastan neid. Ma kannan neid kõige rohkem. Need on koos võtmete ja rahakoti ja suvaliste asjadega mul esikus korvis. Paljalt. Ma pesin need nüüd ära. Ma näen perfektselt. Ja ma panen need prillikotti. Prillikotti, mis muidu istub mul lihtsalt kottide seas ilma põhjuseta. Nii paar päeva on nüüd möödunud. Minu seekordne korrastus piirduski peamiselt minu riidekapiga. Ma jäin täiega rahule. Ma loodan, et ma sain selle videoga teile võib-olla natukene mõtteainet, võib-olla inspiratsiooni pakkuda. Et ühesõnaga ma loodan, et teil oli tore ja huvitav. Praegu on ka minu sünnipäevanädal ja ma alustasin oma sünnipäevanädalat esmaspäeval selle koristamisega ja see oli nagu ideaalne viis minu jaoks. Minu kui nohkari ja suurpuhastuse fänni jaoks, et ma saangi nüüd nagu puhtalt lehelt uude eluaastasse ja aasta lõppu minna. Rääkides aasta lõpust, siis number 1 tulemas on Maria sünnipäeva vlog. Ma vaatasin oma eelmise aasta oma ja see oli lihtsalt nii hea, et ma olin mingi, ma pean teid võtma uuesti kaasa. Ja number 2, mis puudutab seda YouTube'i kanalit siin aasta lõpus, siis ei ole välistatud, et ma võib-olla võtan natuke aega maha selleks, et analüüsida, mida kõike ma selle aastaga jõudsin siin kanalil katsetada ja proovida. See aasta ongi olnud siuke katsetamise aasta ja kuigi ma arvan, et see on ka tulevikus oluline, et ma saaksin alati midagi uut proovida, siis ma tahaks seda aeg-ajalt läbi mõelda, millised formaadid mulle endale ikkagi kõige rohkem meeldivad. Osatist on küsinud ka, et Maria, sa ütlesid, et sa ei tee vloge ja nüüd sa ikka mõne tegid ja see ongi olnud selline pidev katsetusfaas minu jaoks. Ma olen väga tänulik, et te olete mulle kaasa elanud ja kõiki minu katsetusi siin koos minuga vaadanud ja arvamust avaldanud. Ühesõnaga, ma täpselt ei tea, mis aasta lõpp siin toob. Tõenäoliselt ma iga nädalaselt mõnda aega videoid ei pane. Ma väga tahaks uuest aastast tagasi olla ja võib-olla, kes teab, kui mul tuleb tuju. Keegi ei saa meid peatada, kui mul tuleb tuju, on ju. Ja sünnipäeva vlog on nüüd siin nädala või paari pärast juba ahjus ja kindlasti teie ettega tulemas, nii et saate seda ootama jääda. Näeme kindlasti veel siis ja peale seda juba mõne aja pärast jälle. Tšau!